taas alustame siit jälle uut vlogi. Meil on siis meil on täna ma ei tea, 15 aprill. Me oleme aprilli keskpaigas juba, uskumatu. Ja täna siis päev algas nagu ikka kella 7:30 vist. Penelope panin esimesse unne ja kui ärkas kohe põrutasime Tallinna poole. Praegu me olemegi siis Tallinna poole teel. Ja lähme siis füsioterapeudi juurde kohtumisele Penelopega. Ja oleme tegelikult hiljaks jäämas. Me oleme vist 10 minutit hiljaks. Loodan, et pole midagi hullu sellest. Nii, meil on nüüd füsios käidud. Oleme praegu siin peretoas. Ja meil oli kõik hästi, et kõik on tipp-topp. Penelope on ilusti teeb asju, mis ta oma aja kohta tegema peab ja arvatavasti juba vaikselt hakkab roomama, et mõned tuuked ta seal tegi ka juba mati peal. Siin on hea libe matt, et siin ta libises hästi edasi, aga jah, need mõned harjutused peame kodus tegema ja siis varsti juba hakkab ilmselt roomama ja siis tuleb käputamine ja istumine ja need asjad. Ja siis juba tuleb püsti aga praegu siis meid sinna tagasi praegu ei kutsutud. Et kui siis perearst ise suunab, aga hetkel nagu vajadust ei olnud. Ja nüüd me siin teeme väikse pausi peretoas. Väikse söögipausi ja siis hakkame juba koju sõitma. Mul on veel vaja tee pealt paar pakki võtta. Nii, me oleme nüüd jõudnud õue. Alutame. Penelope magab, ta oli nii kaua ärkvel. Kella 12:30 kuni 2:30. 4 tundi oli ärkvel ja üldse ei jönninud. Aga nüüd ma loodan, et ta siis magab ka. Ja nüüd jalutame. Ja saime just lõunasööki, nii mõnus. Nii tore, kui keegi teeb süüa kodus. No vahepeal tahaks ise teha, aga üldplaanis on nii tore, et keegi teeb. Vahepeal on tore ise teha, aga äge. Ja nüüd ma siis vaatan ühte koolitust. AI teemalist või tehisintelligenti teemalist koolitust. Ja jalutan. Mun koolitus on 2-tunnine. Eile ma vaatasin tund aega, täna vaatan siis teine tund aega. Loodan, et see on kõik vaadatud. Kuigi see on vaja teha, kui ise praktikas nagu läbi teha neid asju, et siis ma mingid asjad pean veel arvutis ka üle vaatama uuesti. Joo, võtame lahti. Penelope ärkas. Vahepeal toodi meile uus monitor. Jaa, mis sa riidled? Mis sa riidled? Jõudsin ühe peenrale hernet panna. Üks peenar oleks veel panna, aga ongi hea, kui ma panen natuke hiljem teised. Siis nad tulevad erinevatel aegadel. On ju niimoodi, sul on nii soe siin. Selline pakk. Ja see on jälle siis monitor. See sama monitor, mis mul on siin. Aga natuke uuem ja tal on vist kaamera sisse, mitte vist, vaid päris kindlasti tal on ka sisse ehitatud kaamera ja mikrofon ja kõlarid. Sellel vist on ainult kõlarid. Et sellega saab siis ka neid veebikõnesid teha. Ja ma ei tea, kas ma hakkan seda lahti tegema. Ja mul on veel üks pakk, mille ma avan teiega koos. Selline. Ma ei ole mitte kunagi seal tellinud, nii et ma ei tea, mis on see kvaliteet ja nii edasi. Aga kus sa nüüd tuleb? Mammutan siin. Ma nüüd midagi siin katki ei lõikaks. Ma toodet ei vigastaks. Ja. See on musta värvi. Ja see on nagu peaks olema selline jacket. Selline karvaga. Proovime selga. Mulle meeldib see loosa. Issa, mis suurus ma võtsin, see tundub suur kuidagi. Ehk selline villane, selline. Meil on ikka suved on jahedad ja saab siis endale. Mida? Mis teed? Nii et selline ta on.
Ma ei tea, kas te näete. Ja kas siit näeb paremini. Ma ei ole kindel, kuidas see... Näitab nagu... Ei saa praegu aru üldse, mismoodi ta mulle istub. Mul ei ole ju peeglit. Järgmine nädal saab peegli. Nii meil on nüüd tänane päev on õhtusse jõudnud. Praegu teen jälle Penelopele vanni. Taustal, ma ei tea, kas te kuulete, Debali harjutab seda trompetit. Kusjuures see on iga õhtu niimoodi. Iga õhtu ta harjutab trompetit ja hommikul ta teeb violiini, viiulit. Mängib viiulit. Ja ma ei tea, seal päeval vahepeal mängib klaverit. Siis iga hommik viiul ja õhtul on kindlasti trompet, et nüüd on nagu raudpolt. Iga jumala päev. Ja et päris mõnus niimoodi taustamuusika kodus. Tere hommikust, meil on käes juba järgmine päev. Mina siin lastega, kusjuures täna ärkasime kell 8 oli meil see lõplik hommiku või tähendab nagu lõplikult ärkamine, et vahepealsed väiksed miniärkamised olid ka, aga niimoodi lõplikult tõusime üles kell 8. Ehk siis nii-öelda ronisime voodist välja. Ja praegu on juba kell 9.33 ja me oleme siin lastega. Ja Linda mängib. Tele! Taustaks käib Maša ja Karu. Jaa. Me joob kohvi. Oi, päike isegi tuli välja korraks, muidu täna tundub suke vihmane päev olevat ja täna on mul siis kontoripäev. Et ma panen varsti, ma vaatan, mul mingi auk siin. Huvitav? Mis auk on nii? Mul on auk peas, jah. Ühesõnaga, täna siis plaan on selline, et ma arvan kuskil poole tunni pärast läheb Penelope, ma arvan, magama. Ja siis ma hakkan tööd tegema. Ma veel mõtlen, kas ma panen selle uue monitori käima või ei pane. Ma ei tea, kas hakata aega raiskama selle seadistamisele. Pigem vist mitte, et teen omal tööasju ja kui Penelope ärkab, siis peaks talle midagi süüa pakkuma. Ta on meil kuidagi hakanud püreesid. Talle ei meeldi, ja ma ei tea, ühesõnaga ta ei tee mu suud lahti enam. Vahepeal mingi hetk oli jumala tublisti tegi suu lahti. Nüüd miski pärast enam ei tee. Võtta, kus sa kukud? Ei tee suud lahti, ma ei tea, kas ma olen kogu aeg seda näputoitu edasi lükanud, aga vist peab hakkama ikkagi seda näputoitu, et ta tahab vist ise asju suhu panna. Ma nüüd siis teel kontorisse, kell on juba 1 ja tuuan enne 2 kontorisse. Täna on nii mõnus ilm. Täna on siis, mis päev täna meil on? Täna on 17 ja just käisime jalutamas ja kuulasin ühte AI-teemalist koolitust ja siis mõtlesin istuks veel natuke terrassile. Penelope saab ka natuke vitamiini, D-vitamiini. Aga mul käis see sugulane, kelle juures ma külas käisin, et tal oli tegelikult kingitus ka Melindale ja siis nemad on selle kohvieri poe omanikud, ei tea, kuidas ma võin öelda, või omaniku tütar. Sain väikse kohvieri paki ka. Äkki ma jagan teiega? Nii, ma ei hakanud selle õues näitama, aga me tulime nüüd praegu tuppa ja ma näitan hoopis toas. Et natuke kiikusime õues ennemuga. See on siis kohvieri pood, teile vist peegelpildis, aga ühesõnaga siis selline Hispaania karamell. Ma vist mingis jõuluvlogis näitasin, minu meelest oli jõuluvlog, et nad siis on aroomi kohvisid ja lihtsalt kohvisid ja teesid erinevaid, siis nemad müüvad seal vanalinnas Olevimägi 11 aadressil. Ja siis sain sellise kingituse, Hispaania karamell. Ja siis sellised, see bitter lemonade on mu lemmik, see on mu lemmik. Ja see sai mul ülikiiresti otsa, aga see passioni granatuna on jälle uus valik. Tundub, et see on ka puuviljadega. Tükkidega.
puuviljatükkidega. Ma arvan, et see võib ka üks minu lemmiktee olla. Meil on nüüd juba kätte jõudnud uus nädal, täna on esmaspäev siis. Ja see nädal peaks olema nüüd suke huvitav nädal. Sellepärast, et homme ma lähen kontorisse, ma jätan nüüd siis lapsed Aliga. Ja ma lähen siis proovin niimoodi, et ma lähen kontoris 2 tundi alustuseks. Ja siis tund aega sõitmist edasi-tagasi ka. Et ma siis selleks puhuks täna pumpasin omale natukene piima välja, et peaks säilima külmkapis. Ja ma arvan, et täna pumpan veel, mu korraga tuli ennult mingi 50 milli. Pärast pumpan veel siis ja ega ma ei lähe nii kauaks ära, aga noh, kui beebi mind igatsema hakkab, siis ta saab piima vähemalt. Kell on 10:10, nii et hakkasin liikuma. Plaan oli hakata liikuma kuskil natuke peale 9, aga see on nagu täiesti uskumatu. Teed plaane ja siis läheb kõik vussi. Et eriti just see beebiga plaani tegemine, jõhker. Ja mul oli närv nii must, ma mõtlesin, et Penelope mul ei jäägi magama. Mul tavaliselt võtab hommikul mingi 20 minutit, midagi sellist, isegi vähem võtab vahest. Et hommikul ta jääb nagu ülikergesti magama. Täna mul võttis üle tunni aja. Nii, nüüd ta magab, nüüd ma sain liikuma, mul oli kõik ette valmistatud, et ainult juppe selga, jalatsid jalga ja minek. Ja mul on vaja kiiresti käia lillepoest läbi, sest kolleegil oli pühapäeval sünnipäev. Et ma mõtlesin, et oleks ilus talle mingid õied viia. Ja siis olengi kontorisse teel. Nii et muljetame võib-olla siis pärast pool, et kuidas tööpäev läks. Nii, ma olen nüüd tagasi ammu juba tegelikult kontorist ja kontori peal läks tegelikult suht hästi. Ja tegelikult ma jäin nagu väga rahule ja Hermanni isa sai kenasti Penelopega hakkava. Isegi mähkmeid vahetas, süüa andis, piima nad isegi võtsid pudelist, et kõik läks hästi. Ja kui Penelope minu häält kuulis, siis kohe hakkas nutma ja siis oli... Võtsin kohe ruttu sülleda. Aga muidu ta oli olnud, ei nutnud nii palju. Et ta mul siin samas praegu. Et ta muidu vist nii palju ei nutnud. Ega ma nüüd nii kaua ära ei olnud ka, võib-olla natuke üle 3 tunni olin ära. Ta magas vist, ma sain aru ainult mingi maksimum 1 tund, et ta väga pikku und ei teinudki. Ja, aga nad said ilusti hakkama, et Ali jõudis isegi lõunasöögi teha ja kui ma jõudsin, siis läksime sööma. Hakkasime sööma, tähendab kõik koos ja nüüd ma vaatan, et Penelope on jälle nõus suu lahti tegema, et on jälle nõus sööma lusikaga. Et ta siin vahepeal streikis, et ma ei tea, see vist on mingi see ealine isarasus ka vist või mingi teema. Ma natuke lugesin selle kohta, et ta nüüd jälle, õnneks ta teeb jälle suu lahti, et saab talle lusikaga ka vahepeal anda ploomipüreed või midagi, et vahepeal ta nagu täiesti keeldus. Siis jah, et sellised värgid siis täna toimusid tööasjadega. Ma loodan, et läheb kõik nii nagu peab minema, et ma jõuan kõik ilusti üle võtta, kõik vajalikud, kuna seal on mingi kvartaalsed tegevused ja igakuised tegevused, et siis, jah. Ühesõnaga, siis on veel üks uus asi ka, mis mul on vaja nüüd hakata algusest peale, mis on selle projektiga seotud, aga on ka vaja nagu kuidagi endale selgeks teha ja üle võtta veel lisaks. Ühesõnaga, mul on töö osas, mul on nagu nii nagu kuidagi uus hingamine või siuke, ma olen kohe niuke elevil nende asjadega. Ja ma lihtsalt loodan, et mul on võimalik normaalselt keskenduda laste kõrvalt, olla tasemel sellega. Ühesõnaga, jah. Ja nüüd siis tulime just tuppa ja just meie tulime tuppa ja Ali ja Melinda läksid õue ja me oleme praegu kahekesi toas ja ma arvan, et ma lihtsalt chillin ja puhkan, et täna on kogu aeg olnud selline hommikust saati ringi jooksmine ja jah, joon kohe klaasi vett ja aga jah, homme me vist lähme kõik koos poodi, sest Ali läheb nüüd laupäeva öösel vastu pühapäeva läheb Hispaaniasse. Ta läheb nüüd, kas ta oli nädala või üle nädala on nüüd Hispaanias ja siis tuleb jälle tagasi. Aga siis, kui tema läheb, siis täpselt samal päeval Herman tuleb ja selles mõttes meie oleme üldse spaas sellel ajal. Nii et kõik peaks olema okidoki ja
jah, homme lähme poodi, et ta tahtis, nemad alati ostavad endale hunnikuga leiba Hispaaniasse, sest Hispaanias ju ei müüda tavapoes seda musta leiba. Ja mida veel väidetavalt ei müüda tavapoes on tatar, nii et ta ostab arvatavasti tatart ja leiba. Vaata kui huvitav. Ja ma ei tea, ja siis ta nägi Rimis värvilisi porgandeid ja ta tahab neid ka viia Hispaaniasse, et ta pole neid värvilisi porgandeid Hispaanias näinud. No vot, vaata kui põnev. On ju, Penelope? Ühesõnaga, jah, et on sellised busy ajad. Ma olen peenrasse vahepeal siin asju juurde külvanud. Veel panin ühe peenra porgandeid. Veel oleks panna vaja suts, teine sats tähendab herneid. Ma see aasta ei viitsi katteloori alla panna herneid, et tulevad nagu tulevad. Katteloori alla mul ainult redised praegu ja siis ilmselt lähevad ka need salatid. Ma loodan panna järgmine nädal salati maha katteloori alla ja siis on vist praeguseks nagu kõik. Ma arvan, et kurki ma panen siis, kurk vist läheb natuke hiljem, kui läheb soojemaks, ma saan aru. Ja suvikõrrits ka vist äkki ühe taime panen. Eelmine aasta panin 2 ja mul läksid mingi osad läksid mädanema. Et ma arvan, et ühest piisab ja kurgiga, ma ei tea, mul see kurk tuli ka kehva, ma pean äkki mingit teist sorti vaatama. Et jah, vaatame, kuidas läheb. Ega mul kurgi jaoks nüüd nii palju ruumi ei ole ka tegelikult, et ma nüüd ei teagi. Ma vist pean valima, kas kurk või suvikõrvits. Ma ei tea, mul ei mahu vist rohkem praegu. Igal juhul praegu side lõpp, ma joon vett ja puhkan natuke. Teate, ma mõtlesin, ma teen selle lahti, sest 2 päeva pärast tuleb meil mööblipaigaldus. Et ma vaatan, kas see monitor töötab. Ma olen ikka veel seda lahti teinud. Ja andke teada, kas mida teha nagu selle monitoriga. Ma ei tea, nagu tegelikult see on jumala uus monitor, aga jah, ta on saanud siia löögi. Ma ei tea, mis juhtus, midagi on siia kukkunud. Ja terve siit nagu riba on must ja siis on mingid triibud üle monitori. Ma ei tea, mida teha sellega. Et kas saab seda kuskile müüa või kas päriselt tuleb see prügikasti visata nagu, või selles mõttes tulebki ära visata või saab sellega midagi veel teha või varuosadeks või ma ei kujuta ette. Kas keegi oskab öelda? Nii, meil on siin vahepeal kätte jõudnud neljapäev, 23. aprill ja tegelikult siis täna pidi olema see mööblipaigaldus, aga lükati siis reede peale ja praegu siis näitan, et mis on see enne seis. Enne seis on siis selline, siin on praegu tühjus. Võtsin isegi selle monitori lõpuks karbist välja, päris uhke monitor. Siin on mingi kõlari, siin on isegi sisse ehitatud kaamera. Ma loodan, et see on hea kvaliteediga. Aga hetkel ma seda kaamerat käima ei saanud, nii et ma ei tea. Praegu siis tööpost on mul siin, aga hakkab olema siis selles seinas kunagi, homme tähendab. Ja vaatame siis, kuidas asi välja nägema hakkab. Praegu on siis niimoodi. Vaatan kaugemalt. Hetkel näeb välja niimoodi. Ja siis, mis veel tuleb uut, on siis see koht, kus mul käru praegu seisab. Ja siia seina siis tuleb nüüd, peaks tulema suur peegel. Peaks päris nagu kõrge peegel tulema. Siia kõrvale tuleb nüüd suht selline kitsas torn. Peaks tulema sama stiilis nagu see. Ja siia tormkapi sisse, see on nagu kinnine. Ja siia peaks tulema siis koristustarbed, eks ma näitan. Ja siin on segadus praegu, et siia tuleb kraanikausi alla, tegelikult ma näitan, ma ei pane tuld põlema, aga siia tuleb kraanikausi alla tuleb siis kapp, siis see vetsupaberi hoidja peaks ära kaduma, rätiku jaoks ma leian mingi teise viisi, mingi korralik konks tuleks kuskile panna. Nii et siia tuleb siis ilus kapp ja peaks nägema ilusam välja see asi siin. Kusjuures ma mõtlesin siia seina panna mingi pilt ja maal. Ühesõnaga nende sisekujundusasjade puhul, sisekujundusasjadega on meil aega. Ühesõnaga siia tuleb update ja siis 4. asi tuleb, see on siis 1, 2, 3, 4, 5. asi tuleb siis
ülevale vannituppa, et ma sinna ei viitsi praegu minna. Aga siis näitan, kui on valmis. Nii, nüüd on juba käes reede. Meil on see mööblipaigaldajad on siin. Ma ise tulin Penelopega õue esimest uinakut tegema. Ma vaatan, et ta tegi silmad lahti nüüd selle peale, et ma hakkasin rääkima, aga paneb vist uuesti kinni. Et me oleme umbes 30 minutit oleme jalutanud. Aga see arvutilaud sai paika, aga halvad uudised on see, et see monitori hoidik, nad on võtnud pannud komplekti sellise hoidiku, mis ei sobi minu monitoriga. Nii, et seda monitori me ikka söögilaua pealt nüüd eest ära ei saa. Ma nii ootasin seda. See nii ära tüüdanud see monitor selle laua peal. Ta kuidagi nagu tekitab sellise tunde, et toas ei ole ruumi või ma ei oska öelda, kuidagi häirib seal õudselt. Aga nüüd ei saa seda panna jälle. Ma ei tea, millal siis saab. Igal juhul, jah. Nüüd nad paigaldavad praegu, kui ma ära tulin, siis nad paigaldasid esikusse peeglit ja siis esikukappi kuristustarvetele. Selle kohta nad ütlesid ka, et seinad on nii kõverad, et kuidas nad panevad, kas panevad seina järgi või panevad sirgelt ja siis jääb väike vahe nagu seina ja kapi vahele. Aga ma palusin neil panna niimoodi, et peegel oleks sirge. Aga noh, vaatame siis, kuidas see välja kukub kõik. Hullult tahaks juba soojamaid ilmasid, et tuul on ikka külm, et meil siin külas on nagu suht lage ja see tuul on nii kõva ja nii külm, nagu tunne kohe nagu mere pealt tuleks külm tuul. Et jah, ma ilma mütsita küll ei julge veel õues käia, kindladki mul käes veel. Et jah, tahaks väga juba soojamaid ilmasid, aga ma sain aru, et nädalavahetuseks lubab isegi lund. Õnneks mul on veel talverehvid all ja me läheme nagu nii spaasse. Ongi ideaalne spa-ilm. No hei, päev on juba õhtusse jõudmas, kell on 18.41 ja me siin lööme aega parajaks kuni õhtusöögini. Et siis ma mõtlesin, et räägin ühesõnaga need mööblimehed käisid, aga selgus, et monitori hoidja või selle monitori otsiku, millega seina külge kinnitatakse, nad on võtnud vale, see ei sobinud meie monitorile. Seega nad seda ei saanudki panna seina. Ja ma mõtlesin, ma ei hakkagi enne näitama üldse, kui meil on nagu kõik lõplikult valmis ja tehtud. Ja teiseks meil oli siis esimese korruse tualetti oli kraanikausi alla valamukapp mõeldud ja nad paigaldasid selle natuke valesti niimoodi, et tuleb uus tasapind, kivitasapind tellida ja nad peavad tulema uuesti nagu parandama seda. Et nad olid natukene, mul oli mõeldud niimoodi, et see kapp jääb nagu mitte kraanikausi keskele, vaid nagu ühele küljele, et siis ühe kraanikausi kõrvale jääks nagu selline vaba pind, kuhu panna seebi, dosaator ja ma ei tea, võib-olla veel midagi. Aga see paigaldaja pani täpselt keskele niimoodi, et siis mõlemal pool kraanikausi serva jäi nii väike nagu mingi riba, kuhu tegelikult suht midagi ei paneks. Või siis kui paneks, et siis see jääb nagu nii ääre peale kuidagi, et ühesõnaga mul ei sobi see praegune variant. Nii, et nad peavad tulema uuesti. Aga esikukapp on paigas ja tähendab jah, muidu on asjad paigas. Aga nad peavad tulema veel viimaseid lihve andma. Nii, et ma näitaks siis võib-olla, kui on täiesti valmis. Ja ma tellisin, kuna ma magan Penelopega koos suures voodis ja ta on juba siuke trööbeldis. Penelope, kuku! Ta on juba selline treebeldis, et ma kardan, et ta kukub mul voodist alla ja siis sellepärast ma ostsin sellise täispuhutav on see, ma võtan selle spaasse kaasa. See on tühjaks ja siis spaas puhun uuesti täis selline nagu voodi äär, mida ma saan siis voodilina alla panna ja teisel pool ääres olen ma ise, et ja ta on ikka korralik kraage juba. Et aga hea on see, et seda saab kaasa võtta igale poole, et ei võta palju ruumi.
ma ei tohiks seda maha unustada ja ma ei tohi seda müramasinat ka maha unustada. Nii et jah, homseks on mõned asjad on veel pakkimata, siuksed need kosmeetikatooted ja sellised hügienitooted on veel vaja panna kotti. Ja jah, muus osas on juba tegelikult pakitud. Nii, me oleme nüüd siis jõudnud sellesse päeva, kui meil on spaasse väljasõit. Teeme praegu hommikusööki, meil on kell juba 8:20. Ma arvan, et kuskil 1,5 tunni pärast me liigume. Või tunni pärast umbes. Ehk siis 9:30, võib-olla 9:30 liigume siis. Nii, ma saan teha neid peeglivideosid. Et me oleme nüüd teel, mul on juba osad asjad autosse pandud ja siin on mul putukad valmis pandud. Seljakott veel võtta ja panen omale veel, üldse vist ei pane, panen omale salli ja olengi valmis minema. Let's go! Nii, me oleme nüüd teel karavaniga, lapsed on peal, asjad pakitud, ma loodan, et midagi maha ei jäänud. See on nagu ulme next level pakkimine, asjade pakkimine. Aga nüüd jah, liigume siis maale, sealt võtame siis, tähendab, me peatume seal, kuni tuleb Penelope järgmine uinak ja siis sõidame edasi. Et siis veel oleme mõnda aega seal maal, mõned tunnid. Nagu kõnnib jää peal. Tere hommikust, sõbrad! Meil on käes 29. aprill. Täna minu jaoks on siis kontoripäev. Täna lähen kontorisse. Aga praegu on siis hommik, kell on 8:11 minutit. Me oleme üleval juba kella 7. Herman veel magab, aga ma teengi lastele siin praegu putru. Pudru ongi tegelikult valmis juba. Kodiseb siin. Ja siis lisaks teen siis Penelopele lõunasöögi. Mul oli keedetud lillkapsas ja brokkoli, et mul on siin üks lihatükk ka ei paista praegu, aga püreestan ära, et siis lõunasöögiks Penelopele on ka midagi olemas. Ma panen see keedu ette natuke juurde. Ja siis lõunaks, see mul on veel välja prinditud, välja pumbatud ka piima natukene, et siis Penelopel on piim ka olemas ilusti. Jah, nii et kell on 8, kella 9 umbes ma panen Penelope magama ja siis ma panen kiiresti tööriided selga ja panen Tallinna poole. Nii, ma olen nüüd teel kontorisse, viisin ühe jaaga paki ära. Mul on oma kohvi kaasas, mul on läpakas kaasas, mul on asjad kaasas. Ja olen ilusti graavikus, 10 pean olema kontoris ja kohe-kohe jõuan sinna. Kohe-kohe hakkan liikuma, võtan luksu kohvi ja vaatame siis. Nii, ma olen nüüd kontoris ära käinud, liigun nüüd koju mööda Peterburi maanteed, päris õudne tee on see. Aga liigun koju, tutvusin kontoris uute inimestega, paar uut inimest. Sain päris palju materjali jälle. Et andmeid üle või seda endiselt on siis see ülevõtmine nii-öelda. Et sain palju asju kirjutatud üles endale ja nüüd suundun koju. Mul on ka pagasnikus robotniiduk. Et nüüd liigume koju, ma ei tea, ma ei ole Hermaniga üldse suhelnud, kell on juba 13:20, 9:30 tulin kodust ära. Et nii kaua olen kodust ära siis olnud ja Herman pole mulle kirjutanud, ma loodan, et kõik on korras. Ma kirjutasin talle, millal ma koju jõuan, ta ei ole ka seda lugenud. Ma loodan, et kõik on korras. Ma arvan, et on korras. Igal juhul 20 minuti pärast jõuan koju ka. Vaatame siis, mis näoga Penelope on seal. Nii, ma olen nüüd kodus. Herman oli just lastega õues. Väga hästi läks neil. Lastel kõhud täis, lapsed on õnnelikud ja Herman hakkas nüüd seda robotniidukint lahti võtma, proovib ära seadistada. Mina nüüd võtsin Penelope üle, hakkan ise sööma ja ma panen kohe varsti ta tuttu. Ma panen täna ta tuttu tuppa ja võib-olla siis mul õnnestub veel natuke tööd teha. Muide, mul oli siin kodus üks lõikeroos ja proovisin siin
vaatasin, et hakkas lehte ajama ja ma proovin. Ta oli mul tükk aega vaasis ja hakkas päris korralikult ajab lehti. Ma ei tea, ma oleks vist pidanud selle tegema 2 osaks selle, aga ma ei tea. Ma panin ta otsaga mulda ja vaatame. Tegin otsa meega ka kokku. ChatGPT ütles, et võib teha otsa meega kokku, panin ta mulda ja vaatame, mis saab, kas hakkab kasvama. ChatGPT ütles, et tõenäosus on väga väike, aga no ma proovin. Nagu puldiauto. Herman mängib nagu puldiautoga. Telefonist juhib praegu. Nii õnnelik. Tere! Ma ei mäleta, mis see viimane klipp oli. Äkki oli see siis, kui ma kontoris käisin. Aga jah, meil on nüüd siis järgmine päev, on neljapäev, on 30. aprill. See tähendab, homme on 1. mai. Homme on vaba päev, need, kes tööl käivad. Mina teen iga päev tööd. 24/7. Kuule, pane Penelopene seda. Ja meil nüüd täna käis uuesti siis paigaldaja. Ja nad parandasid meil siis mõned asjad, mis valesti olid. Aga ma varsti kohe näitan teile koos Hermaniga, et mis meil siis siin kodus uut on. Aga tähendab jah, ma käisin täna Penelopega perearsti juures ja siis ma käisin temaga ka poes ja ma ostsin mõned riided Rimist talle. Ma leidsin nii armsad riided. Ehk siis teeme väikse Rimi hauli. Rimi riiete hauli. Nii, Melinda on ka siin. Ühesõnaga, sain talle siis sellise ninnuka... Melinda, ära mine kaamerasse. Sellise ninnuka T-särgi sain. Et ma olen nüüd hakanud vaatama tal suurust. See on isegi 80. T-särgid võivad ju olla lohvakad. Ja 74. Aga perearstil mõõdeti täna ära, et oli tegelikult 68,5. Aga ma võtan suuremaid riideid. Selline nunnukas T-särk, siis ühe laheda maasika pitjaamaga ta praegu tudub, seda ma ei saa näidata, aga siis selline komplektike, et komplektis siis on sellised püksid, see on nüüd küll suurus 74, selline püksikesed, võib-olla need püksid on natuke suured, aga pusa siia peale on selline ka südamekestega. Siis selline valge särk, see on ka suurus 74 ja selle komplekti juurde käivad ka ühed traksidega püksid, mille mulle kohe Melinda toob. Ja, võt need samad. Ühtlasi, jah, siis sellised püksid. Ma ei tea, kas asi on vist, jah, mul on see ekraani kaitses läks katki ja siis mul on mingid defektid siin klaasi peal. Nagu oleks peegeldus, ma ei teagi, kuidas see võimalik on. Igal juhul mul läheb täpselt see mõra läbi selle kaamera silma. Ja siis sellised püksid traksidega, need on nagu meganunnud. Siuksed. Ja need kõik kokku maksid 50 € umbes. Pluss siis pitjaamaga, maasika pitjaama. Mida ma hetkel ei saa näidata, sest ta magab. Täna oli siis selline päev, et hommikul kohe tuli see paigaldaja. Ühe asja veel tellisin. Melinda, teeme paki lahti või? Tahad? Aga mul on kääre vaja. Kas sa tood meil käärid? Jah, ei ole hullu. Väga hea. Ehk siis üks pakk on ka. Ühesõnaga, kui see jutt jäi, et täna läksimegi siis Penelopega perearstile, siis ma võtsin selle sama paki välja, käisime poes, ostsime Rimist asju, toiduasju. Ja nüüd Herman läks Vahvi proove tegema, et ta on nädalavahetusel Kanal 2, nii et vaadake. Ja siis ta vahetab ka rehvid ära, et suverehvid alla panna. Nii.
Kuule, kas Penelope ärkas? Ühesõnaga. Ole vaikselt. Ma arvan, et ärkas. Penelope on nii tubli, meil magab nii ilusti toas. Isegi toas paremini kui õues. Aga ma tellisin ka telefonile uue kaitseklaasi, et see defekt saab ka korda. Nii et praegu väga vabandan, et on selline. Kas mina tellisin suhted asjad või? Okei, lähme toome Penelope ja siis vaatame, mis siin on. Mina. Kui nunnu. Oi, see maasika pijama. Kui nunnu. Nii, avame siis selle paki nüüd edasi. Ma täitsa ausalt ei mäleta, mis asi see veel on. Jätame selle viimaseks, sest ma tõesti ei tea, mis see on. Aga mis ma tellisin, oli siis... mul on see Twist Shake'i vann ja see vana padi on nii koledaks läinud. Ja mul ei õnnestu see kuidagi puhtaks saada ja ma lihtsalt tellisin uue. Ja nüüd on jälle mõnus vanni teha talle. Et mul on siis selline vann, kes ei tea. See on see kokkupandav. Nii, vanniga olen väga rahul. Ja siis seal oli mega soodsa hinnaga, mingi alla 1 euro olid sellised niisked lapid. Et mul neid ikka kulub. Ma kasutan neid päris palju näiteks siis, kui ma annan Penelopele süüa, ma pärast puhastan nagu need pindasid nendega. Et ma kasutan enamasti selle jaoks. Ja alati mul on autos üks, mul on kotis üks, mul on igal pool üks, et sest seda puhastamist aeg-ajalt on ikka vaja teha, nii et mul on nüüd varuga olemas 3 euri ainult 3 tükki. Alla 3 euri oli isegi, aga vaatame. Sorry, 4 võtsin. Mul oli 4 neid hoopis. Aga vaatame, mis asja ma veel olen tellinud. Nüüd mul meeldib. See on rätik. Oota, Melinda, ära praegu kolista. See on rätik. Jah, beebirätik. See oli ka mingi soodushinnaga. Ma arvan, see pakk kokku läks mul mingisugune, ma ei teagi kui palju. Ma panen siia kuskile kirja hinnad, mis nad maksid. Siuke rätik siis. Vot, kõrvakestega. Nii. Sest rätikuid mul ka ikka läheb kogu aeg. Laste rätikud lähevad pessu päris tihti. Nii, ma nüüd näitan, mis meil siis siin uut kodus on. Meil mõned asjad on veel lõpetamata, aga ikkagi saame juba näidata, mis meil siis siin uut on. Alustame siis sellest, mis on meil siin koridoris. Sina räägi, mis meil siin koridoris uut on. Nii. Praktiliselt meil on sama kvaliteetne kapp, mis on siin. Sama värvi, loodetavasti. Siin on lihtsalt valgus ei ole nii palju. Aga otsustasime, et soovitsime selline pushi kapp, kus saab panna kõik pesuasjad, et koguneda tolmu ja tolmuimejad, et oleks... Need ma tellisin temust. Jah, sest tegelikult meil ei ole nii palju ruumi, kui me hakkame mõtlema, et läheb asjad kitsaks ja peame kasutama iga nurka. Aga tegelikult on hea ja Monika sai oma pika peegli. Jah, lõpuks ometi saab hakata selfisid tegema ja postitama selfisid. Jah, et on kena. Ja, lihtsalt tavaline pikk peegel. Ja siis meil on siin tualetis ka üks täiendus. Sellega oli veel selline lugu, et ta alguses paigaldati meile valesti. Jah, alguses oli valesti. Aga nüüd... Võtan selle praegu ära. Nüüd meil on kapp,
siin all, et enne oli ainult see kraanikaus. Ja nüüd saab panna asjad siia ja siis panen javon. Kuna see on nii väike kraanikaus ja siin ääre peal oli alati nii kiigadi-käegadi, siis et võib maha kukkuda. Seebi, javon hispaania keeles. Javon. Ja siis värskendaja jaoks ruumi siia. Väga hea on mango lõhn. Ja saab nüüd lõpuks ameti enne oli tualetipaber isegi maas, aga nüüd meil on tualetipaber siia. Ja meil on peegel ka muidugi. Peegel ka, jah. Seda ma vist olen näidanud, vist ei ole me vahet. Pissike. Nii, siis on... Ja siis on arvutilaud. Monikele necesitamos arvutilaud, mis on tehtud pussiga praegu, enne oli magnetidega. Ja siin saab kuigi meil, nagu te näete, meil on ekraan siin, et paigaldada seda, aga loodetavasti ta paneb varsti. Ühesõnaga, see hoidik ei sobinud, väidetavalt tootja ütleb, et sobib, paigaldaja ütleb, et ei sobi, 2 korda käis seda panemas ja ikka ei saanud pandud. Ma ei tea, mis nüüd saab siis. Siin mis veel? Kuna meil ei ole monitor paigaldatud, siis me ei tea, kas see tegelikult mahub siia, see on väga täpselt tehtud. Ja nüüd tal on turvaline, et kui täpselt vajutavad siin, siis mitte midagi ei kuku. Ja siin all siis saab voolu sellest pikendusjuhtmest. Ja selle pikendusjuhtme saab ilusti siia alla kokku panna, kui me ei kasuta, praegu ta ripub siin. Saab panna isegi teleka sinna. Jah. Nii, peame siis... Ja viimane täiendus oli siis siin vannitoas, siis see kapp, siin oli ennem pesukorv, mis mul on praegu pandud siia. Ja nüüd on siis siin pesukorv. Peale lasime panna sellise valge plaadi. Kiviplaat peaks olema, või mitte see täiskivi, ühesõnaga sellise plaadi lasin panna. Ja siis siin on veel, saab asju panna. Et minu põhiline mõte oli see, et saaks selle kodukeemia üles ära panna laste käe ulatusest. Ja siis muidugi oma pudipadi ka, mis ennem oli meil siin kraanikausi ääre peal. Praegu siin veel asju on, et peaks ka ära korraldama. Mul on tegelikult veel organiseerimine tegemata, et siit sahtlitest asjad korralikult läbi mõelda ja siin ka praegu lihtsalt kiiruga said need asjad pandud. Aga ka natuke paremini organiseerida. Ja varsti siis on ka vann juba ilusam. Mis mõte mul on veel siin, see korv tegelikult, ma arvan, läheb ära siit. Siia tulevad lihtsalt uued nagid, mille siia ma saan panna siis, ma ei tea, vannilina, suuremad rätikud, hommikumantli, ma ei tea, mõnikord äkki riie vaja siia rippu panna. Ja siia jäävad ainult käterätikud, siin on täielik mess praegu. Käterätikud jäävad ainult sinna. See ka siin ei ole igavene, see on ajutine ja siis, ma arvan juba, võib-olla suve lõpuks on need siit juba läinud, või varem. Et siis ei ole seda vaatepilti ka siin. Ja siis peaks olema suht selline ilus vannituba, aga praegu on ikka ju suke natuke messi. Aga see vaip muideks on minu sugulase tehtud. Minu sugulane valmistab selliseid, ma ei tea, vanasti öeldi kaltsuvaivad selle kohta, aga see ei ole otseselt kaltsudest tehtud, et ma tellisin talt sellises mõõdus, kuna poest on väga raske saada sellise mõõduga vaipa ja siis tegin minu soovi järgi ja siis ka värvid valis minu soovi järgi. Nii et selline sai ka vannituba. Aga minu arust me ei ole teile teinud täis kodutuuri. Ma ei tea, pange kommentaari, kas tahate, et me teeksime teile täieliku kodutuuri ka. Nii, ma olen nüüd siin autos ja kohe hakkan liikuma Tallinnasse. Mul tuli eksprompt mõte, et kui Herman on kodus, siis ma saan jätta ta lastega ja ma saan ise käia Tallinnas ja ma tahaks, mul on see peenar veel pooltühi lillepeenar. Tahaks osta veel mõned lilled, et ma lähen, ma arvan, Hansaplanti ja siis ma käin depos, ma arvan, ma võtan multsi, seda konkreetset multsi, mis ma sul peenras juba on. Ja siis, mis mul veel plaanis oli?
Siis ma käin toidupoes, ma võtan mõned asjad, me teeme täna Mehhiko toitu ja panen sularaha sisse ja äkki ma jõuan käia ka ühes riiete poes. Aga noh, see on siis, kui mul on aega, nii et ma panin Penelope magama kuskil kella 10, kell on 10:13. Hakkan siis Tallinna poole liikuma ja mul on siis, ma arvan, 3 tundi maks aega. Nii, ma käisin Hansaplantis ära, panin mingi peaaegu 200 € hakkama. Pidin minema roose ostma, aga reaalsus ma panin veel mingid marjapõõsaid ja veel suvelille pottidesse ja mingid maasikaid võtsin ja siis tuli meelde, et mul on seemnekartulit vaja, nii et ma võtsin veel päris palju asju, oleks taht rohkem võtta. Ja mul tekkis ka mõte, aga sellest hiljem. Aga praegu võtsin veel seda hortensiat isegi. 2 roosi sain ainult, mega kallid roosid olid, 1 roos 42 €. Aga see vist on mingi eriline roos ka. Igal juhul, jah, nüüd ma liigun deposse, sest siin ei olnud seda head multsi, siin olid mingid värvilised multsid. Või siis olid hästi suurte lehtedega või nende laastudega kooremultsid, aga ma ei saa neid suuri võttes, mul on need kõik õue peal laiali. Ma tahan mõtlen ükseid just väikeseid multsi, neid olid depos päris head, et ma lähen nüüd, käin ikkagi depost läbi ja vaatab siis, kas ma jõuan riidepoodi, ma ei usu, et ma jõuan, aga käin siis depos ära vähemalt. Mõtlesin, näitan kiiresti, et mis ma ostsin siis sellist multsi, siis roosimulda, siis ma ostsin sellise roosi, see maksis terve varanduse. See peaks hästi lõhnama. Selline, siis ma ostsin sellise hortensia, sellise värviga, vist oli selline. Ja siis ma ostsin veel, ma kohe hakkan nendega tegelema, sellise roosi, selle natukene odavam, aga ka ikkagi suht kallis. Siis maasikaid panen penrasse, seemnekartul ja siis sellised panen lillepottidesse, 2 lillepotti. Ja mul on veel autos, näitan teile. Sai ka võetud 1 vaarikataim, selline. Veel punase sõstra, sellise. Ja valge sõstar, see sai päris suur taim. Et need ka veel. Siis täna läheb istutamiseks. Nii, nüüd ma teen süüa, ma teen Penelopele sellist rohke suvi kõrvitsa kana hakklihaga, teen niisugused kotletipulgad talle. Siis ise sööme ribi, teeme väikse salati, tatar ja siis tegelikult õue istutama neid asju. Peab need põõsad maasse panema. Ja siis ma ostsin Melindale sellise hüppepalli, et selle peab ka täis pumpama. Ja Penelopele ostsin sellise, siia peab patareid sisse panema, nii et tegemist on palju. Täna meil on tapas. Oota. Nii, see on Penelopele. Foie gras, hamon, Hispaania juustud, viimased lõpud sööme ära. Ja Penelope menüü on siin. Mõtlesin, et teen väikse aiandusupdate'i ka. Et me siin istutasime selle õunapuu nüüd see kevad ümber ja siis on meil puudega nüüd hästi. Et selle puu, ma loodan, et te kuulete, et meil on tuuline täna. Et selle puu siis, see on siis õunapuu, see peaks olema kuldrenett. Sander hoopis. See õitseb hästi ilusasti. Siis siin on see, mis sa räägid seal? No kohe lähme tuppa. Panin sellel aastal siis juba need ka varakult ära. Need, ma ei tea, kas te näete, see kleepuvad, sest eelmine aasta see puu oli mul täis, putukaid täis, sipelgaid täis. Vaarikatega on mul siin sellised lood.
et mul on nüüd siin igasugu sorti erinevaid vaarikaid. Praegu on need on siin, seal sinna lõppu ma äkki saan midagi istutada veel, mingit kurki või midagi äkki, või kõrvitsat. Siin igatahes on siis vaarikas, ära tee. Vaarikad on. Siin on mul siis redis katteloori all, ma just panin katteloori, siin on porgand. Siiamaani on porgand ja siit hakkavad mul herned. Siis siin on mul loomipuu. Ja siin on mul vana maasikapeenar. Siin on mul 3 vagu kartulit. See on kuldrõnet. Ja siia panime ära, täna siis mul peab siit till tulema. Siin on mul, ma ei mäleta, kas see oli punast mingid ürte, pastinaaki proovin sellel aastal. Siin on sibulad. Siia panin porgandeid täis, siin ongi ainult porgand. Seal on kusjuures ka värviline porgand, vaatame, kas tuleb. Siia panin salatid katteloori alla. Ja siia ma veel mõtlen, mis ma panen. Äkki kurgi. Siin ma rääkisin juba, jah. Koriandri panin ka siia. Ja siin on mul uus maasikapeenar. Selle maasikapeenariga on natuke nadi lugu, et ma praegu panin ainult taimed siia poole külge, sest ma arvan, ma pean selle kile kokku rullima siit poolt. Sest siit ei mahu mul mitte mingi valemiga muruniduk läbi. Et ma pean selle siit kinni kasvatama ja muruseemne peale panema, et muruniduk läbi saaks. Ja võib-olla siis kunagi teen veel paralleelselt siia ühe rea maasikaid juurde. Et siis see maasikapeenar liigub mul nagu siia poole. Vot. Ja selline siis näeb minu aiamaa praegu välja. Meil on veel uued liikmed aias. Sai valge sõstar. Sai juurde punane sõstar. Siin on mul tikker. Siin on meie uus muruniduk. Siin on must sõstar. Siis on mul veel aias uue hortensia ostsin. Siin oli siis õunapuu ennem. Et sai nüüd siis ka veel selline hortensia. Selline roosakas. Ja siin on siis mul peaks olema valge hortensia. See õitses väga ilusti eelmine aasta. Siin lillepeenras. Lillepeenras on... Praegu ma siin vaikselt tõrjun neid puid, mis mul... Või mitte puid, vaid lilli, mis ma enam ei taha tegelikult. Ja ma olen teinud lõplik otsus ainult roosipeenar. Uued on mul nüüd need. Tegelikult on see uus. See on ka uus ja ülejäänud on eelmise aasta omad. Mul on siin rooside vahel ka tulbid tulemas. Mul on veel tulbid väiksed, sest nad olid selle multsi all. Et võttis aega tärkamine. Aga roosidel tundub, et siin väiksed ärkavad. Mõned on juba päris lehed välja ajanud, mõned alles ärkavad siin, pungasid alla sajavad. Ja siin on mul natukene neid kõrsikuid. Vabandust, see tuule ajab mul nina jooksma, vett jooksma. Ja see tegelane mul siin ajutiselt. Ma ei teadnud, kas ta jäi mul ellu või mitte. Näeb nüüd kahtlaselt pruun välja, ma ei tea, kas ta vaatame. Ta on siin ajutiselt, kuna ma praegu ei leidnud paremat kohta talle. Ja need tegelased seal ka, nad kunagi lähevad siit peenrast ära, et siia tõesti jäävad ainult roosid. Siin peenras on mul siis ka hortensiad, need on minihortensiad, ärkavad vaikselt. Siin on mul siis kipslill koos umbrohuga. Jälle, see on see minu lemmikroos, põõsasroos, väga hästi, kõige paremini lõhnas see roos. Seal jälle kipslill ja hortensia. Siin on mul suvelilled pandud niimoodi sellel aastal sedasi. Ja veel suvelillede jaoks mul on veel neid potte, et saab veel suve peale mõelda. Aga praegu siis ühed juba said pandud sellel aastal sellise välimusega. Lähme tuppa või? Kas nüüd lähme tuppa?
okei.